Mind peetakse üldjuhul emotsionaalselt tuimaks inimeseks, võrreldes paljude teistega. Aga elus on siiski mingid korrad, kus isegi mina muutun väga emotsionaalseks ja hakkan nutma. Kui ma olen 600 meetri kõrgusel mäe otsas, 7 sekundit on olnud vaikust ja siis Johanna ütleb jah, vastates mu küsimusele, kas ta tahab minuga abielluda. Või kui seisan 4 kuud hiljem liivanõlval ja siis 200 sõpra ja perekonnaliiget on minu selja taga, ma näen, kuidas Johanna kaugelt üle liiva tuleb koos oma isaga, mõne minuti pärast me abiellume. Kui 3 aastat pärast seda ma olen sünnitusmajas ja arstid on endast väljas, sest et lapse südamelöögid on liiga madalad. Erakorraline keiser broneeritakse ära, aga viimasel hetkel südamelöögi sagedus taastub ja sünnib meie esimene laps, Saara. Ja viimaks, kui ma sõidan Tartu-Tallinn bussiga, vaatan sellest pisikesest bussiekraanist keskpärase reitinguga action filmi Denzel Washingtoniga peaosas ja Denzel peab peatama rongi, mille pidurid on katki. Kõigil nendel kordadel ma nutan nagu beebi. Miks? Sest et isegi minusugusele jõuab kohale, et need on elu defineerivad hetked. Okei, võib-olla see action film ei ole päris elu defineeriv hetk minu elus ja ilmselt sellepärast ma proovisingi seda enda nutust nägu seal bussi istme taga peita, et liiga piinlik ei oleks. Minu nimi on Valdur Rosenvald ja ma olen Tartu ruutkoguduse liige ja 3D koguduses on praegu käsil seeria pealkirjaga Avatud perekond ja seeria esimeses osas jagas Liisa lastest, täna räägime abielust ja viimases 2 osas tuleb juttu siis naiseks ning emaks ja meheks ning isaks olemisest. Ja täna ma jagan sulle 3 müüti, mida mina, äkki ka sina, abielu kohta 20-ndates arvasin. Aga alustuseks vaatame koos ühte teksti, mida võib-olla sa oled kunagi kuulnud, aga mille sügavus on palju suurem kui esialgu paistab. Esimese Moosese raamatu esimeses peatükis 27. salmis on kirjutatud nii. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Et esmapilgul tundub nagu siukse lihtsa faktina, et Jumal lõi inimese, inimene oli mees ja naine. Aga vaatame seda salmide ülesehitust natuke lähemalt. Jumal lõi inimese oma näo järgi. See tähendab, et inimene peegeldab midagi Jumalast endast. Ja huvitav on see, et kuidas loomisloos kirjeldatakse, et siis kui Jumal lõi loomi või taimi, siis räägitakse Jumalast ainsusest, tema lõi. Aga kui ta jõuab inimese loomiseni, siis räägib Jumal endast mitmuses, ehk siis tehkem inimene oma näo järgi meie sarnaseks. 3 ainsuslik Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim on oma olemuselt kogukond. Jumalas endas on olemas armastav suhe juba enne seda, kui maailm loodi. Johannese kirjas ütleb apostel Johannes lihtsalt ja selgelt, et Jumal on armastus. Mitte ainult, et Jumal armastab, vaid armastus ongi see, mis Jumal on. Armastada ei saa, kui on ainult üks isik. Ja seepärast lõi Jumal inimese oma näo järgi. Ta lõi olendi, kes on samuti loodud suheteks. Et see ei ole nagu sinu väike nõrkus, et kui sa vajad teisi inimesi. See ei ole sinu puudus, kui sa tunned üksildust, see on see, milleks sa oledki disainitud. Ja see on ka põhjus, miks 3D koguduse üks keskseid väärtusi on, et on avatud perekond. Me usume, et me ei ole loodud üksi elama, vaid kogukonda. Aga võib-olla sul on küsimus, et miks siis nii paljud suhted pekki lähevad? Või miks nad nii keerulised on, eriti abielu? Miks nii paljud lõpevad mingi pettumuse või valuga? Põhjusi on mitmeid, aga palju sõltub sellest, et mida me üldse suhete kohta usume. Sest paljud neist uskumustest võivad olla väärad. Ja seepärast siin on 3 abielumüüti, mida mina 20-ndates uskusin. Müüt number 1. Abielu eesmärk on mind õnnelikuks teha. Ma olin päris noor, kui mul tekkis igatsus abielluda. Et ma tean jah, et pigem selline unistus on tavaliselt väikestel tüdrukutel, aga ma mäletan, kuidas ma noore kutina õhtuti tõmbasin teki üle pea ja unistasin, kuidas oleks abielus olla.
Tagantjärgi ma saan aru, et kui nagu kuidagi enesele orienteeritud see idee tol ajal oli, sest ma isegi ei teadnud, kellega ma üldse abielluma peaks. Aga kujutlus oli sellest olemas, et kuidas see suhe siis nagu minu mingeid vajadusi täidab. Aga tegelikult see ongi võib-olla nagu sarnane sellele, kuidas inimesed tihtipeale suhetest räägivad, et öeldakse, et ta ei tee mind enam õnnelikuks või see suhe ei täitnud enam minu vajadusi. Me kasvasime lahku. Ma väärin kedagi, kes teeb mind õnnelikuks. Kogu see keel on orienteeritud ühele küsimusele, et mida mina sellest suhtest saan. See mõtteviis mõnes mõttes tundub nagu loomulik, aga sellel on üks suur probleem. See muudab sinu partneri vahendiks sinu õnne saavutamisel ja ükski inimene ei suuda pikas perspektiivis seda rolli täita. Pastor Timothy Keller on kirjutanud, et me elame kultuuris, kus armastus on muutunud selliseks tarbija suhteks. Et me oleme koos nii kaua, kuni see mulle sobib. Kuni minu vajadused on täidetud, kuni ma tunnen ennast piisavalt õnnelikult. Aga piibel pakub täiesti teistsugust vaadet ja Pauluse kirjas Efeslastele ütleb ta, et abielu on võrdkuju Kristuse ja koguduse suhtest. Ja milline see suhe oli? Jeesus ei tulnud koguduse juurde selleks, et enda mingeid vajadusi täita, ta tuli selleks, et ohverdada ennast koguduse eest. Ja kirjas roomlastele on öeldud, et Jumal aga näitab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ehk siis ta ei oodanud, kuni me oleme piisavalt head. Ta andis ennast siis, kui me olime tema armastamist kõige vähem väärt. Aga kuidas selline mõtteviis nagu praktiliselt suhetes võiks välja näha? Tõenäoliselt see ei tähenda, et sa peaksid surema oma pere eest, sõna otseses mõttes. Aga kui ma olen õhtul päevast täiesti läbi ja Johanna ütleb, et ma vahetaksin meie beebi seela mähkmed ära, siis ma ohverdan enda alternatiivse plaani, mis oli diivanil lebotamine. Või siis kui Johanna lubab mul sõpradega sauna minna, siis tema ohverdab oma õhtuse trenni, paneb lapsed ise magama. Ja nendes hetkedes ei pruugi see kõige õnnelikum tunne olla, kui sa pead midagi ohverdama. Ja väga kergesti võib hoopis isekus tulla päevavalgele. Aga ma ütleks, et tegelikkus abielu kohta ongi see, et abielu ei ole selleks, et sind õnnelikuks teha, vaid selleks, et sind kasvatada Kristuse sarnaseks. Ja muidugi see suur paradoks tegelikult ongi selles, et just see sama tee, ohverdamise, teenimise, kasvamise tee viib lõpuks palju sügavama rõõmuni kui see, mida sa algselt otsid. Ja kui ma oleks iga kord valinud sellise õnneliku diivanil lebotamise, siis ma olen päris kindel, et õnnelik see abielu ei oleks. Ilmselt ma jääksingi diivanile. Aga nüüd müüt number 2. Kui leian õige inimese, siis on abielu lihtne. See müüt on eriti levinud kristlikes ringkondades. Et idee sellest, et kusagil on siis Jumalal olemas sinu jaoks mingi täiuslik partner, the one. Ja kui sa tema leiad üles, siis ongi kõik korras. Et see kõlab nagu üks romantilise filmi stsenaarium, aga õnneks ei ole tõsi. Sest et kujuta ette, maailmas on praegu 8,3 miljardit inimest. Päris raske oleks leida seda ühte üles. Või kui sa leiad siis kellegi, siis hakkad kahtlema, et aga äkki see pole ikka päris see kõige õigem. Enne abiellumist Johannaga me olime päris lähedal lahku minemisele. Ja üks põhjus oligi see, et minus oli see sama selline ebakindlus. Et kas ta on ikka õige minu jaoks. Kahtlusi tekitas tunnete küsimus, et mul oli tunded tema vastu, aga need ei olnud nii tugevad, nagu ma arvasin, et äkki nad peaksid olema. Ma ei olnud üle pea kaela armunud ja ma kartsin, et äkki see on nagu märk sellest, et ta ei olegi õige minu jaoks. Aga ühel hetkel ma sain aru sellest, et minu suhte kvaliteet ei pea sõltuma sellest, kuidas ma parasjagu end tunnen. Ja see oli tegelikult väga vabastav teadmine. Ma sain otsustada armastada. Ja see võttis hirmu maha. Ja loomulikult me ei sobi iga inimesega ühtemoodi hästi ja me tahame leida parima abigaasa enda jaoks, aga ükskõik kellega me lõpuks abiellume, siis see suhe nõuab panustamist, see nõuab tööd. Ei ole nii, et õige inimene tähendab seda, et probleem ei ole, kõik läheb sujuvalt, õnnelik abielu garanteeritud. Mulle meeldib investeerida aktsiatesse, kinnisvarasse, enda äridesse. Ja ma usun, et ka sina investeerid aega, energiat ja raha oma tervisesse, karjääri, kodusse, loeme raamatuid, küsime nõu, teeme plaane, aga millegipärast on nii, et tihti paari suhte puhul inimesed eeldavad, et kui tunne on olemas, et siis ongi nagu kõik korras.
väga nagu muud tegema ei pea. Investeeringute puhul on üks olulisemaid näitajaid on ROI ehk siis return on investment. Et kui palju su investeering sulle päriselt tagasi toob. Ja hiljuti jagasin ühel konverentsil nimega ettevõtlik mees lava Madis Pajoga, kes on investor ja ta rääkis, et tal on nagu investeeringuid rohkem kui 100 ettevõttes, tehnoloogia, põllumajandus, äri, kinnisvara, finants ja nii edasi. Aga et ta oli mõistnud, et üks parima siis ROI-ga investeeringuid on investeering perekonda. Ja ma olen temaga täiesti nõus, et kõige suurema mõjuga panus on see, mida sa paned oma kõige lähedasematesse suhetesse. Jumal ise on näidanud meile, mida selline investeerimine tähendab. Ta investeeris kogudusse, oma pruudi jaoks, koguduse, oma pruudi jaoks kõige kallima, mis tal oli, oma poja elu. Ja see on tase. Uskumatu armastus. Ja on öeldud, et abielu võib olla kõige parem asi, mis sinuga kunagi juhtuda saab. Või siis kõige hullem. Aga peamine küsimus ei ole mitte selles, et kas sa abielusid õige inimesega, vaid kas sina oled valmis õige inimene olema enda abikaasa jaoks. Müüt number 3. Minu perekond on elu eesmärk. Ma käisin ükskord Tartus tänaval evangeeliumi jagamas ja siis ma sattusin ühe mehega rääkima elu mõtte teemadel. Ja ta tundus pigem üliskeptiline vend usu suhtes ja ma uurisin, et okei, aga et mis sinu jaoks siis see elu sügavaim mõte on. Ja siis tema kohene vastus oli, et lapsed. Mingis mõttes see kõlabki ju väga õigesti, et perekond on väärtus ja Jumal lõi perekonna, ütles Aadamale ja Eevale, et olge viljakad. Piibel räägib perekonnast väga kõrgelt. Aga ma arvan, et on oluline vahe selles, et kas perekond on sinu väärtus või sinu Jumal. Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 37. salmis ütleb Jeesus midagi, mis esialgu kõlab nagu šokeerivalt isegi, et kes armastab oma isa või ema rohkem kui mind, ei ole minu vääriline. Kes armastab poega või tütart rohkem kui mind, ei ole minu vääriline. Kui midagi saab sinu elu lõppeesmärgiks, siis muutub see ebajumalaks. Tim Keller on öelnud, et ebajumalad meie elus on kõik need asjad, millest me saame oma tähenduse ja identiteedi. See võib olla meie saavutused, finantsiline kindlustunne, karjäär või perekond ja lapsed. Need on kõik suurepärased asjad. Ja probleem ei ole selles, et kui sa neid armastad. Probleem tekibki siis, et kui sa armastad midagi rohkem kui Jumalat. Sest et esiteks see paneb see sinu abikaasale või lastele väga suure surve. Sest sinu õnn ja sinu elu ongi rajatud nende peale. Ja kui midagi peaks nendega juhtuma või kui nad ei suuda nagu käituda, elada nii, nagu sa ootad, siis su kogu maailm variseb kokku. Ja liigset paarisuhtele keskendumist on vahel näha paaridest, kes varem on mõlemad nagu koguduses aktiivsed ja panustavad, aga kui nad suhtesse astuvad, siis jääb neid nagu järjest harvemaks. Tähelepanu jagub neil ainult teineteisele, lõpuks neid polegi enam kuskil näha. Ja hiljem on kogu fookus enda lastel, enda mugavusel, enda nagu siukse koduse rahu hoidmisel, teised jäävad kõik ukse taha. Ja ma ei räägi praegu mingitest piiride puudumisest, aga ma usun, et Jeesus kutsub meid millekski enamaks. Ja just sellest kasvabki välja siis 3D koguduse väärtus, mis on avatud perekond. Mitte nagu ainult selline suletud ring, kus me oleme enda omadele, teeme nagu head, vaid avatud kodu, avatud laud, avatud elud. Mu vanavanematel tuleb sel suvel pulma aastapäev. Neil saab 50 aastat abielu ja juba see fakt on tänapäeva maailmas päris erakordne, et paar, kes on nii pikalt koos, aga mitte ainult sellepärast, et see on kuidagi kohustuslik või õige, vaid sellepärast, et nende armastus ongi kõik need aastad püsinud tugevana. Aga mis nende abielu nagu tõeliselt eriliseks teeb, on see, et nad ei ole eksisteerinud ainult teineteise jaoks. Ema ja isa on aastakümneid korraldanud igal pühapäeval enda kodus lõunasöögi ja sinna on oodatud kõik nende lapsed, mina, mõed, vennad, koos kaaslastega, lastelastega, kokku umbes 20 inimest. Emme pakub süüa, hoolitseb kõigi eest, aga see ring ei ole suletud. Väga tihti on vanemad kedagi kogudusest kaasa kutsunud, mõne mingi uue tudengi, kes just Tartusse kolis või kellegi abivajaja või lihtsalt mingi sõbra. Ja nende armastus laieneb ka enda perest kaugemale. Nad on perekond missioonil, et jagada Jumala armastust kõigile ligimestele, kes nende teele satuvad, mitte ainult enda abikaasale. Et abielu on nagu siukene platvorm
kuidas seda missiooni täita. Ja see on eeskujuks. Et me ise Johannaga oleme proovinud omakorda inimestele oma siis nagu nii-öelda kodu ja elu avada. Ja tegelikult on ülilahe olnud see, et päris nagu mitu inimest on eraldi nagu meile öelnud, et meie suhe on neile suureks eeskujuks ja inspiratsiooniks olnud ning meie näitel nad on näinud esimest korda nagu tõeliselt hästi toimivat kristlikku paarisuhet. Ja kui sinu elu eesmärk on nagu hästi kitsalt sinu lapsed või abikaasa, siis Jumal kutsub sind nägema suuremalt, nägema avatud perekonda, kes on missioonil, et viia Jumala armastust teisteni. Need olid 3 müüti ja 3 tegelikkust. Abielu ei ole selleks, et sind õnnelikuks teha, vaid selleks, et sind kasvatada. Õige inimese leidmine ei garanteeri automaatselt lihtsalt abielu. Iga abielu nõuab igapäevast investeeringut, aga see on seda väärt. Ja viimaks, sinu perekond ei pea olema sinu elu lõpp-punkt. See on platvorm, millelt te koos saate Jumalat teenida. Aga kõige selle taga on ikka see sama suurem küsimus, et miks Jumal üldse meid lõi meheks ja naiseks, miks on armastussuhe ja perekond üldse olemas. Ja me tuleme tagasi selle salmi juurde, millest me alustasime, et Jumal lõi inimese oma näo järgi meheks ja naiseks. Jumal ise on armastus, Jumal ise on suhe ja ta lõi sind peegeldama seda, mitte sellepärast, et saaksid oma vajadused täidetud, vaid ka selleks, et sa saaksid edasi anda seda, mida tema on andnud. Ja Jeesus tuli siia maailma mitte selleks, et leida nagu nii-öelda see õige ja olla õnnelik. Jeesus tuli selleks, et armastada kogudust, oma pruuti nii täielikult, et ta andis elu meie eest. Ja see on eeskuju armastusest, milleks Jumal sind ja mind kutsub. Aitäh, et kuulasid.